Kas te teate, mis asi see on? Loomulikult te teate. Täna teavad kõik Eesti elanikud enam-vähem, et see on diskgolfi korv ja et sellega mängitakse diskgolfi. Aga kui me Keilas alustasime diskgolfiga, see oli 12 aastat tagasi ja panime üles esimese raja 9 korvi, siis ei teadnud mitte keegi, mis on diskgolf. Mina olin esimene mängija, ehk ma mängisin ühe kettaga, siis ma sain laenuks humanitaarabi korras ja mängisin täiesti üksinda. Kui te praegu käite Keila rajal ja näete seda rada, siis seal on tipppäevadel 500 mängijat, käib päevast läbi. Aga esimesel aastal, see oli 2009, mängisin ma täiesti üksi. Ja inimesed vaatasid neid korve väga üllatunult. Nad olid kõndinud siin metsas, me räägime praegu Keila terviseradadel, nad olid käinud siin metsas ja näinud, see kõik oli vaba ja äkki ilmusid mingisugused metallist asjad. Ja siis nad mõtlesid välja, ma küsisin ka nende käest, et mis te arvate, ma nägin, tohin ma kummardan korra, et siin oli näiteks heina oli pandud ja käbisid oli pandud siia sisse. Ja selgus, et osa inimesi arvas, et need on loomasöödakorvid. Ja panidki siia heina ja sööki loomadele. Mina siis korjasin jälle korvist välja ja vaikselt niimoodi õppisid inimesed tundma diskgolfi. Esimesed Keila meistrivõistlused toimusid juba aasta või poolteist hiljem, kui rada oli üleval. Ja võin teile öelda ka selle, et esimene Keila meister diskgolfis oli Timo Suslov. Ja esimesed mängijad üldse olidki minu enda sõbrad ja õpilased. Sest kuidas see mäng üldse levibki, et ka kui te praegu vaatate ringi ja vaatate oma sõpru, siis keegi kellelegi tutvustab ketast või mängu. Ja nii on need mängijad päris palju tulnud. Aga alguses olingi mina üksi, rääkisin oma sõpradele, nemad rääkisid enda sõpradele ja 2-3 aasta pärast oligi meil juba nii palju mängijaid, et oli rada, hakkasime rada laiendama. Raja laiendame olemegi praegu teise osa peal siin, kust me tegime järgmise raja osa ja praegu on meil Keilas juba 2 rada, talverada, suverada, kokku 18 korvi. Ja ikka on kohati kitsas. Aga niimoodi diskgolf algas, siis kui need samad korvid olid veel loomade söötmiseks.